tere, mina olen Jaanus ning siin me räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ning praktiliselt. Ma küsin ühe küsimuse. Kui ma ütlen vaimne tervis, siis mis on see, mis sulle esimesena pähe tuleb? Depressioon, ärevus, võib-olla psühholoogi juures käimine. Tegelikult vaimne tervis on midagi enamat kui lihtsalt vaimsete probleemide puudumine. Maailma Terviseorganisatsiooni järgi on vaimne tervis heaolu seisund, milles inimene suudab kasutada oma võimeid, tuleb toime stressiga, töötab tulemuslikult ning panustab ühiskonda. Positiivse psühholoogia rajaja Martin Seligmani sõnul ei ole vaimne tervis lihtsalt probleemide puudumine. See on võime kogeda positiivseid emotsioone, tähenduslikkust ja arengut. Peaasi.ee ütleb meil seda, et vaimne tervis on sisemine heaolu ja tasakaal, mis aitab meil õppida, töötada, luua inimestega suhteid ning tulla toime igapäevaelu raskustega. Seega, vaimne tervis on see, kuidas me mõtleme, tunneme ja käitume ning ta mõjutab pea iga meie elu valdkonda. Näiteks mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me stressiga toime tuleme. Sul on eksam, sul on kõht krampis ning süda võib-olla peksab kiiremini kui tavaliselt. Võib-olla mõtled sa ka seda, et kohe-kohe kukud kokku. See ei ole automaatselt vaimse tervise häire. Tegemist on sinu keha loomuliku reaktsiooniga pingelisele olukorrale. Vaimne tervis mõjutab ka seda, kuidas me suhtleme inimestega. Kui sa oled puhanud, sa tunned ennast hästi, siis sa oled kannatlikum ning avatud. Kui sa oled olnud viimasel ajal stressis, siis võib-olla märkad sa ka ise, et sa ärritud kergemini kui tavaliselt ning tõmbud inimestest eemale. Vaimne tervis mõjutab ka seda, kuidas me õpime ning milliseid otsuseid me vastu võtame. Kui sa oled puhanud ning vaimne tervis on sul hea, siis sul on kergem keskenduda ning uut infot vastu võtta ning sinu otsused on läbi mõeldud. Kõige tähtsam on teada seda, et vaimne tervis ei ole püsiv seisund. Nii nagu ka füüsilise tervise puhul on meil paremaid ja halvemaid hetki, nii ka vaimne tervis kõigub meie elu jooksul. Meil kõigil tuleb neid perioode, mis on keerulisemad ning meil kõigil on ka perioode, mis on paremad. Kuna vaimsest tervisest räägitakse liiga vähe, siis on levinud eriarvamused. Üks suurimaid müüte minu arvates on see, et vaimne tervis puudutab ainult neid inimesi, kellel on määratud mingi diagnoos. Tegelikult vaimne tervis on meil kõigil ning nii nagu ka füüsiline tervis, mille eest tuleb hoolt kanda, tuleb ka vaimsele tervisele tähelepanu pöörata. Me ei oota südame probleeme, et hakata liikuma. Samuti ei tohiks me oodata ärevushäireid, läbipõlemist, et pöörata tähelepanu oma vaimsele tervisele. Mõnikord annab meie keha märku meile varem, kui me ise seda märkame. Sa magad piisavalt, aga sa oled ikka veel väsinud. Sa ei suuda keskenduda nii nagu varem. Sa tunned, et sa ärritud natukene kergemini. Võib-olla sa väldid inimesi, kellega varem oli sul tore suhelda ning võib-olla sa enam ei tee neid asju, mis varem pakkusid sulle rõõmu. Need ei ole ilmtingimata märgid sellest, et sul on vaimse tervise häire, aga see kindlasti tähendab seda, et sa pead pöörama endale tähelepanu, andma endale puhkust ning vajadusel otsima abi või tuge. Kui sellest videost midagi meelde jätta, siis see mõte võiks olla järgmine. Vaimne tervis ei ole asi, mis on vaid mõnel. See on see, mis on meil kõigil ning nii nagu ka füüsiline tervis, vajab vaimne tervis igapäevast tähelepanu ja hoolt. Seega lõpetuseks üks mõte. Mis on see, mis aitab sinul kõige rohkem vaimse tervise eest hoolt kanda? Tänan sinu aja eest ning ilusat päeva!